Tere! Täna teen juttu sellest, mis saab osaühingu osast, kui juhtub õnnetu lugu ja osanik sureb. Nagu pärimise puhul ikka, on üldreegel, et osa läheb üle surnud osaniku pärijatele. Kui pärijaid on mitu, tekib neile ühisomand, mis omakorda tähendab, et pärijad saavad oma õigusi samuti teostada ainult ühiselt. Ehk siis, kui toimub hääletamine, näiteks majandusaasta aruande kinnitamiseks, saavad pärijad hääletada üksnes ühiselt. Et iga pärija saaks ise otsustada, kas ja kuidas hääletada, oleks mõistlik see ühine osa pärijate vahel ära jagada. Kuid lisaks eelnevale annab seadus ka võimaluse, et osa ei pea minema üle pärijatele. Osa võib jääda ka osaühingule endale. Selleks aga peab olema täidetud 2 tingimust. Esiteks, vastav võimalus peab olema sätestatud põhikirjas. Ja teiseks, põhikirjas tuleb sätestada hüvitise väljamaksmine pärijale. Mõte on siis selles, et kuna pärija jääb mingist osast oma pärandist ilma, peaks ta vastutasuks saama õiglase hüvitise. Seepärast tulebki põhikirjas sätestada ühelt poolt tähtaeg, mille jooksul hüvitis pärijale välja makstakse, ja teiseks reeglid, kuidas hüvitise suurus arvutatakse. Et ei tekiks vaidlusi, peaksid need reeglid olema üheselt selged ja arusaadavad. Näiteks sidudes väljamakse suuruse kas kasumi, netovara või muude mõõdetavate näitajatega. Kui eelneva pinnalt tekkis küsimusi või soovid abi selliste reeglite sätestamisel, võta minuga julgelt ühendust. Järgmise neljapäevani!